ongi minu meelest praktiliselt üks ja seesama asi. Mõlemas on rütm, liikumine, hoog, pulsatsioon niivõrd olulised, et mulle tundub, et peaaegu igat head muusikat võib esitada koos tantsuga või lavastada koos tantsuga ja mulle tundub ka, et peaaegu iga hea esitaja mingil määral nagu mõtleb liikumise dünaamiku peale muusikas. Mulle näib, et peaaegu loomulik oleks peaaegu et igasugusele muusikale tants juurde lavastada või mingisugune liikumine juurde lavastada ja mu isa muusika ei ole kindlasti erand selles mõttes. Tema muusikas on selline hästi tugev pulsatsiooni jõud, isegi kui see pulsatsioon ei ole iga kord korrapärane. Isegi lugudes, kus võib-olla niisugust takti ei olegi, on seal ometi suur liikumistung või mingi edasimineku tung või niisugune ragulka tunne, et sa tõmbad selle vibu vinna ja kuskile ta peab ju see energia lõpuks teise kohta valmis jõudma. Mulle endal on, ma arvan, see niisugune koostöö huvitav, sest et mind on teater alati paelunud ja pianistina ei ole just palju võimalust nagu katsetada laval olemisega, ka näitlejana või etendajana laval olemisega. Ja ei ole olnud võimalust seda protsessi seestpoolt näha, nii et ma olen põnev. No muusika ja tants mõlemad on abstraktsed kunstid, kus ei ole, vastupidiselt kõnekunstile ei ole täpselt sõnad paika pandud, kus on lihtsalt puhas üks emotsioon ja teine emotsioon, mis siis parajasti tuleb välja vastavalt sellele, kuivõrd hea on interpreet või muu esitaja. Ja et kuidas parajasti publik seda vastu võtab. Mina siis jõudsin ka proovi vaatama, nägin tervet etendust korra, ise seal veel kaasa mängin, lihtsalt vaatasin. Ja mul oli väga hea meel näha, et muusika ja tants antud juhul võimendavad teineteist, et võib-olla mingisugune idee, mis tantsuliselt jääks võib-olla ebaselgeks, siis muusika täiendab seda ja vastupidi ka. Ma mõtlen, et nad kokku moodustavad nagu suurema terviku, kui nad kaks eraldi asja oleks.